Tere taas! Olen avanud täna siis Terakese veebilehel planeerimise ja ülesanded, et koos läbi käia korraks, et kuidas siis ülesannet kalendrisse lisada. Planeerimine ülesanded. Mul on siin all näha siis kalender. Hetkel on valitud jaanuar. Siit saan kuid valida. Ja kui ma tahan lisada tööülesande, kui ma valin siit lisa uus ülesanne sellest nupust, siis ma pean täitma kõik kuupäevad, kuud, nii-öelda ta valib mulle mingisuguse viimase pika perioodi ja seda täitma. Kui ma aga klikin mõnele soovitud kuupäevale kalendris, näiteks siia tänasele 16. siis tuleb mul võimalus lisada uus ülesanne. Mul on juba see kuupäev valitud. Täidan vaid siis juba töötaja, kellele ma seda tööd tahan lisada, töö nime, masinad ja muud nii-öelda vajalikud parameetrid, kuhu, kellele, mida ma tahan lisada. Saan juurde kirjutada siia veel lisainfot, mis ei ole nii-öelda ette sisestatud, vaid lihtsalt selline informatiivne rida kaasa ja nii edasi. No näiteks cleaning, Terake Workfields demole, testtöö saan juurde lisada, kõik masinad, kogu muu tegevuse juurde lisada. Kui teil on nüüd vähem infot vaja siia ekraanile kuvada, et ei kasuta kulukohtasid või klienti või projekti, siis selle hammasratta alt saate ka seadistada. Näiteks kui ma võtan siit haakeriista või projekti ära, salvestan, siis on nüüd mul siin ka natukene vähem valikuid. Kui ma tahan lisada ja sisestada ka materjali või faili selle töö juurde, siis oleks vaja ennem salvestada esimesed parameetrid ja siis juba lisada kas siis fail, nagu ütlesin, või siis sisestada see materjali kogus või materjali nimi ja nii edasi. Ehk siis, nagu ta ütleb, kui mul veel salvestatud ei ole, jätkamiseks palun salvestage põhiandmed. Et selleks oli siis vaja salvestada kõigepealt tööparameetrid ära, siis valida juba materjal, öelda, et vot 2 on see kogus, palju ma pean siis selle töö käigus cleaning seda aknapesuvedelikku kasutama. Salvestan ja sulen ja ma olen lisanud siis uue töö omale kalendrisse. Kui ma tahan nüüd neid tööülesandeid siin kalendris ka liigutada, siis mul on see ka täitsa võimalik, et ma võtan sellest tööülesandest kinni ja ma liigutan seda vastavalt siis, millisele kuupäevale tahan. Kui ma tahan mitmele päevale, siis ma vajutan hiire klahvi alla ja lohistan siis nii mitmele päevale, kui ma seda tööd tahan. Ja ta annab mulle siis selle perioodi, valitud perioodiga ette. Kui ma tahan näha ka puudumisi, siis on siin ka nupp puudumised ja ma näen siis ka selle kuu puudumised. Ehk siis saan jälgida ka seda, et kellele ma üldse saan tööülesannet või kellele mis päevadeks ma tööülesannet teha ei saa. Aitäh!